Tartu innovatsioonikava raames oleme töötanud selle nimel, et kõik noored tunneksid ennast võrdväärselt kaasatuna. Selle raames on siis kõik noortekeskuse tegevused olnud ligipääsetavad ja kasutajasõbralikud kõikide noorte jaoks olenemata nende lisavajadustest. Ja ma usun, et ühed tähtsamad märksõnad selle teostamisel on olnud just töötajate pädevus, paindlikkus ja valmisolek seda kõike teha. Kui see on olemas, siis ma usun, et ükski tegevus ei ole jäänud tegemata ja ükski noor ei ole jäänud kaasamata. Tegin YouTube videodel subtiitreid, et see pani mind rohkem mõtlema selle peale, et kõik inimesed nagu ei kuule hästi, ongi vaegkuuljad ja kurdid. Et ma ei mõelnud varem selle peale, et võiks ju subtiitrid ka olla videodel, et nad saaksid lugeda seda, mis videos toimub. Ma olen üha rohkem mõistnud seda, kui oluline on tegelikult viipekeelt õppida. Kurdid kuuljaks õppida ei saa, aga kuuljad viipekeelt saavad õppida. Viipekeelega saab ennast arendada, suhtlemisoskust arendada, keeleoskust arendada. Paremini inimestega suhtlema, arvestama nende vajadusi rohkem. Ma olen avaldanud üldiselt oma silmaringi teiste inimeste probleemide suhtes. Saanud teada, kuidas on võimalik suhelda või kui vähe on vaja inimestega suhelda. Tore on näha, et lisaks mulle ja ka teistel töötajatele arenevad noored, paljud noored õpivad ka ise viipekeelt, kuidas noored omavahel siin saavad noortekeskuses hakkama ja tore on näha, et on ka see pilt meie noortekeskuses eesistunud. Kurtidega on ka väga tore olla ja võib väga naljakas olla. Ma olen enda silmaringi arendanud, ma olen uusi sõnu õppinud viipekeeles. Sa hakkad maailma nagu veidi teise pilguga vaatama. Kuidas saaksin mina oma käitumist näiteks muuta, et kõikide teiste inimeste jaoks ka nagu ühiskonda mugavamaks muuta, et me kõik saaksime koos nagu paremini elada. Kaasamine ja silmaringi